Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon. Ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadi jänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi teha. Mõtle, see on üks kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad ühe kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. See on hea. Refi vahetus hooaeg on käes ja sa tead, kus on kõige parem seda teha. Tän, kus sa vahetaksid refe? Mina vahetaksin enda refe garaažis. Täpselt. Ja garaažis on alati hea putitada. On ju putitamisoaeg. Võta garaaž näppu. Mis ja kui pärast autoga sõita tahad, siis tee seda alkoholi vabalt. Garaaž Hard Lemon. Zero. Jah. Väga hea. Hei, kallis Jänku, mine toeta Daniel Weinbergsi, tema tuuril, ta teeb stand-upi. Võib-olla et näin meie saates seda bossi, ta teeb ise muidu stand-upi ja naljavärki ka ja tuuri ja kust pileteid saab? danielweinbergs.ee ja see on siis rahutu tuur. Tule ka! Tule ka! Näeme saalis, ütleb Tän sulle. Näeme saalis. Väga hea. Tubli poiss. Viivani peal, miks magan jälle? Kotikarvad igal pool. Sa panid selle hea palava ilma püksid. Mis mõttes? Mustad. Väljas legid suur tuul. On küll, jah. See, kus vaatad aknast välja, oi kui ilus ilmi ja kopsu põlet. Bleib ma šeuf. Nii. On see uus istumisasend norm, jah? Sai ilusti kaadrisse. Ma tegelikult ei vaadanud enne, kas see jäi norm, aga vast jäi. Mõtle, mis pinge peab olema, kui nüüd nagu filmivad mingit pornot või midagi. Nii? Mingi kuradi double anaal, vaata, värgid, peavetsupoti, kettimine, kõik asjad. Okei, sa vaatad sükust vulgaarset. Ei, ma ei vaata, ma lihtsalt tean, et selline on olemas. Jaa. Ja siis saab tehtud ja siis kaameramees on nagu, et kas punane tähendab, et filmib või et on nagu pausi. Sest ma panin just praegu läks punaseks. Ja siis Biff on nagu sa tahad öelda, et me ei filminud. Kuule, teeme uuesti. Lihtsalt tee nagu, et editimise jaoks vaata. Nagu me teeme oma stand-up. See, kui sa lähed koju ära ja sul on nagu persauku välja veninud ja sa saad selle sõnumi enne magaminekut, et kui me vist peame homme paar asju uuesti. Peame kogu asju uuesti tegema. Jääkuubik persauku. Jääkuubik persauku. Patsikumm sulgur rihase peale. Nagu patsikummiga kinni persauku. Jaa. Ma sain aru, jah, seda ei saanud teistmoodi kuidagi tegenda. Jaa. Patsikumm persauku peale. Seda aru üleele on ju. Nii. Teen uinakut. Tead vana hea. Kell 7 õhtul 2-tunnine powernap. Jaa, väga hea. Peale seapraadi täiesti. Täis koomas. Ja seapraadi. Okei, sa räägid nagu mul oleks iga õhtu kuradi see nagu Game of Thronesis mingi siga ahjus, kellel on õun suus. No teil ongi niimoodi ju. Keegi mängib mandoliini taga. Ma legit nägin su papsi postitus täna, vaata see juba 40 aasta Druzjami, jah. Ja siis mul meelis, ta sõber oli seal... Tiit, jah. Endine Euroopa meister maatluses. Ja kõige naljakam osa selle juures minu juurest. Vaata, ta oli seina peal tagasi pilt, kus ta oli selles maatluskostüümis ja poos, vaata. Ja ta hoidis selle pildi peal nüüd, 40 aastat hiljem, seda sama poosi. Ta oli täpselt samamoodi, ta oli nagu Inception seal. Jah. Ei, väga tuus. Aga igatahes, ma kujutan ette, et teil on seapraat kogu aeg, iga õhtu. Ja kogunete suure perekonnaga sinna suure laua taha. Mis kuradi pere koos sööb, mis kuradi sotsopaadid. Iga üks oma toos. Muidugi. Kõik lähevad, nagu rotid tulevad, vaata. Võtavad oma toidu ja siis oma urgu. House of Dragon. Empsab üksi söögilaua taga. Kus juures? Ma ei ole oma ema mitte kunagi söömas näinud. Nüüd, kui ma mõtlen sellele. Äkki ta ei tohi? Ma ei tea, ma ei ole küsinud.
ma lihtsalt eeldan, et ta nagu sai omast ajast, et ta nagu ja Svetlana, ole hea, jäta siia kommentaari. Kus me... ja. Ei. Ta ongi selline sale vene naine. Või noh, ta ei ole nagu vene rahvusest, ta on nagu vene päritolu. Ja ma ei ole kunagi näinud söömast seda. Mis see vahe on nagu rahvusest või päritolu? Ta on nagu fasting viimast 30 aastat. Fast on kestnud. God bless her, sweetheart. Yeah. Aga ma ei tea. Ei, väga hea. Ma ei tea. Aga eile... Pärast see veider moment oli seal köögis, kui ta sulle seapraadi taldriku peale tõstab. Ja. Ma kuulsin küll seda episoodis. Ei, ta peab ise köögist ära minema, kui ma tulen. Ta on nii või? Ta nagu paneb välja ära selle. See peab nagu valmis olema. Ja siis ma nagu arvustan. Ja siis ema peidab sinna liha sisse antidepressandi neid tablakaid, vaata. Et sa oled nagu looma ja loom, kes sööb selle ära. Vana hea Zertaliini kaste. Vana hea Solofti määre. Ja sprinkle off. Sprinkle. Tinkle. Munn ei tööta. Aga töötab küll. Aga tulla on üli raske. Ma pean nagu fucking... Aga worth it. Täielikult worth it. Seepärast sul ongi need püksitrahased iga hetk valmis. Sa oled nagu nii ära nagu hõõrunud ennast, et sa ei saa teksasid kanda enam. Ei saa. Lägid mulle see, et sa rääksid, vaat Jan helistas sulle, on ju? Ja siis peale seda kõne, full käid riides ka nagu tema. No full, jaa. Saad aru, olin mingi 9 õhtul, tead, kui sa jääd oma telo peale magama. See TikToki kooma, vaata see. Kus väsitasid oma aju ära. Siis vaatan vastamata kõne. Vaatasid erinevaid kortereid. Vaatasid, kuhu võiks minna kolida. Ikka hakkan kellegi teise panga laenu. Nii väsitav oli see. Teen telo lahti. Vaatan vastamata kõne. Tund tagasi. Jan Uuspõld. Helistan talle 10 õhtul tagasi. Ma olen nagu, tere Jan. Ta on nagu, tere Dan. Ma olen nagu, what's up? Ta on nagu, ei, mis ma... Kas inimestele see sobis see saade, mis me tegime? Vaat tema jaoks, see on nagu saade. Ja. Ma olin nagu, ja, tagasiside oli väga hea, väga palju kuulamisi, on ju. Hea saade oli. Sa tead, et ta vaatas kodus seda lihtsalt ise niimoodi sealt nagu telekast YouTube'ist järele. Ja. Nagu Tauri küla, vaata. Ja. Ei, ta ütles ka, et ma vaatasin ka, väga muhe. Ja. See, kus vaata, kurat, hästi panin. Vaata, kindlalt nagu see, jah. Ja. Mingid teised sõbrad on külas, vaata. Mingi Ergo Kuld või midagi, siis näitab, vaata see, kus ma siin panen poistele. Ja siis küsin, nagu... miks sa nagu helistasid või nii? Ta on nagu, et ei, no mõtlesin, siis ma olen nagu, mis üritad nagu nikkuda mind. Sa ütlesid päris nii talle? No, ja, aga see on nagu, ma olen nagu comedian, ta saab aru, et ma teen välja, vaata. Ei, no see on hea, jah. Tuleb see räspi kõhu naerdalt, vaat see. Ja siis niisama riffisime, vaata. Mingi tund aega. Nagu full podcasti tegime, aga ainult meile, ehk siis vestlus. Ehk siis lihtsalt vestlus. Ja ei, ta on tore tüüp, vaata, et ta ei ole, et tal ei ole üldse seda nagu ta ei ole nagu snoob, nagu paljud Eesti mingid kuradi kuulsused on ju. Et ta nagu saab aru, vaata. Me teame nii palju kuulsuseid? Me teame, mul on Insta chatid alt blue checkmargi. Ja, ma ei teanud üldse, et sa saad teha kasutajat, kuigi mul endal ei ole blue checkmarki. Aga Regitte ei tea mitte kedagi, kellel läheb halvasti. Ja siis Jan räägi, oi, mina ei tea, et mina olen rahast täiesti lage, vaata. No ma ei tea, iga story on selle mootorrattaga, vaata. Ei, see nagu, see kingiti mulle. No siis ei ole ju nii halvasti asja. Ma ei tea ühtegi parmu, kellel on nagu koostööd. Ma pean mingi storiesid tegema. See ei ole nagu nii hull. Ei, ma lähen maale nüüd, maal on odavam. No sul on maakodu. Sa oled rolling init, vaata. Ma olen kuradi MC pool. Sa võiks küsida, kas sa võid nii kauda maja hoida? Kas ma võin su maja hoida? Ja siis sa oled ju, mõtle mees, King of the Castle.
jälle, back on top. ja siis ütleski, tulebki Nõmmele vaatama. Yeah. Rahutud, 3. mai. Ahah, nii et kui saate Jan Uuspõlluga pilti, siis Daniel Weinberg see Rahutu Tallinna show. Tõnu? Miks? Ei, ta alati naerab mulle. Ta on hästi õel noor poiss. See ei ole õel, see on umbes nagu, tead, kui sul on koer, on ju, sul on koer, vaata ta on. Ja siis tead, kui koer nagu lamab, vaata niimoodi toas, siis teeb väikse puuksu. Ja siis sa vaatad seda pealt ja sul on nagu see, et see oli fun moment. Tõnu vaatab sind samamoodi. Jõttu ei saa puuksutada. Tal on, ma üldse... See patsikumm ümber persauma. Ma ei luba tal saba üldse tõsta, see näeb nagu suht selline, ta on nagu käbi perses, vaata, selline. Tal ikka tuleb mingi jopp teha või mida, eks ta on vana koer ka, vaata. Aga niimoodi sõrmega tagasi ei saa lükata saa? Ei. See on mingi tõuvärk vist toiba, siis ta vennal oli ka see. Tuli persauk ära lõigata mingi hetk, vaata. Selline... See krooks. Ja. Tähistamas jutu lõppu. Väga hea. Ei, kahju. Holy shit, lihtsalt. Kahju. Tere see, kui me käisime Täniga sellel miitingul. Vaata, et meil on vaja vaata sponsoreid siia podcastile, et me saaksime Tõnule maksta ja meil saaks kaamerad püsti olla. Ja siis palun paneme miitingu, palun, läheme teeme miitingu ära, jõuame kohale, Tän kuradi 45 minti hiljem kohal krooksutab näkku niile, haigutab. Mis te meile pakkunud? Raha või? Ei maganud väga öösel. Raske aeg on praegu. Ma olen mingi Jesus Christ. Siis kui nad midagi pakuvad, siis on mingi, oota, aga see teine pakkus rohkem või vähem või? Palju see summa oli meil? Full lihtsalt teisi asju, kõike. Aga vaat see ongi Art of the Deal. Art of the Deal. Ei, väga hea. Me oleme nagu palju asju toimumas. Me leidsime oma busy schedule'ist hetke. Ma kuulan su ära, aga ma ei luba midagi. 2 tüüpi, kellel on kalender väga täis. No nad ei pea teadma seda. Nad ei pea teadma. Et me oleme väga meeleheit. Ainuke sissekanne Google kalendarisse on kuradi Botik Open Mic 19.00. Nagu lihtsalt mitte munnigi ei toimu elus. Vahepeal, iga kord, kui me oleme mingi, ainukesed korrad, kui me ei saa lindistada, on siis, kui Tõnul on midagi, Teil meil kahel on kogu aeg aega. Ei, aga vaata, mulje on nagu kõige tähtsam. Eks me ju samamoodi, kui sa nagu proovid sebida mingit naisterahvast. Ja kusjuures tuleb viimasel ajal üha rohkem ette. Et tegelikult ma ei tea. Et tegelikult vaata, tegelikult mul on see võimekus kogu aeg instant reply'd. Ma tegelikult saan kohe sulle alati vastata. No muidugi. Aga ma ootan. Lihtsalt, et nagu näidata, et mul on, sa ei tea, mis CEO kuradi ärikõned ja miitingud ja intermittent fasting ja asjad mul nagu toimuvad, vaata. Mul on nii palju asju, et mul nagu veab, kui ma leian sinu jaoks ka hetke, sa oled minu nagu... Ei, Jannil nagu joppas haigelt, et sa üldse tagasi viitsid sellist. No tegelikult küll. Ja see ongi vaata nagu Art of the Deal. Fake it till you make it. Trump oli ka kuradi kõrvuni võlgades enne kui nüüd on USA president ja Venemaa agent on ju. Kas sa saad öelda sama? Kas sa saad öelda, et sa oled nagu sama palju saavutanud? Playing both fields. Ei, Donald Trump on väga hea vend, keda tuua nagu näiteks ja siis küsida kellelgi, et sa saad öelda, et sa oled sama palju saavutanud. Ei, solid argument. Ei saa. Legit sa võid ükskõik kus olukorras seda tuua. Ei saa. Arvad, et mina ei taha Venemaalt raha võtta või? See ei ole ka nii lihtne, et lihtsalt kirjutad Putinile ja ta nagu võtab su tööle, et sa pead ikkagi näitama, et sul on midagi pakkuda talle. Ja selle jaoks sa pead paar kõnet jätma vastamata. Alati lase telefonil heliseda 2 korda, enne kui sa võtad vastu, sest muidu ta näeb, et sa oled nagu, ja sekretär võiks vastu võtta. See võib olla su õde, see võib olla sina naise häält tegemas. Sa oled Saul Goodman nüüd või? Jah, aga sa pead jätma. Hallo? Daniel on praegu kinni. Ja siis kuuled, seapraad, see valmis. Tere tal kontoris ikka asjad elavad. Lõunane seapraad või? Mul on köök.
jah , mul on köök . ei väga aus , jaa . väga aus . aga saad aru , käisin Espakus onju . mis see on ? siuke nagu remondipood , ehituspood . ja siis kõik ehitajad alati kiidavad seda ka , vaata . kõik ütlevad , Espakis saab kõike . siis lähen sinna , vaata , see on mingi full kompleks , erinevad hooned , keset linna . siis lähen sinna , onju . siis vaatan nagu noh , pead mingi järjekonnanumbri võtma ja legit nagu tüüp on nagu , tead siuke nagu USA filmis ülekaalus , vaata . ja lihtsalt seal vaata ja siis ma mingi , et jah , et mul on tegelikult poe teises otsas , et ma tahaks sealt dušisegistit ja ühte asja vaadata , vaata . siis ta nagu lihtsalt nagu , tead siuke see pilk , vaata . see on nagu koer passib tuvi või midagi . vaata lihtsalt nagu morn . ja mingi , ma ütlen nagu , et ma ei tea või kuidas see töötab siin , siis ta mingi , no lähme jalutame sinna . tere , väga hea on rääkida lugu , kui vend juba haigutab vastu . ja ma kuulen . suuga või ? Literally võimatu selle ei , tüübi . ma olen lihtsalt pisi praegu . ei legit , vaata küsitakse , ei Roks , sa ülivaikne . no Nii, aga okei. ma proovin . okei , sa tuvi vaatas koera . Legit the worst dude , kellele midagi rääkida . tuvi vaatas koera . ei , see on väga hea . Roger , sina oled historiklise haigutaja . mulle meeldib see , et mul nagu reaalselt ma räägin nagu kuradi kirikukellaga . noh , lihtsalt kõmiseb seal pool midagi , aga no räägi , sa olid Espakis , see seal on oli nagu- toer , mis ma ikka . seal oli koer , tuvi . ei , savi . mis sul need mingid head dressipüksid on sul või ? jah , mugavad või ? jah , God . need on kuradi need , mis need on ? no mis need on need Eesti , vaata . Marat või ? väike krooks peale . Eesti . ei see piss , ma olen onu Heinoga siin . lihtsalt , ei legit , krooksutama nii palju . lihtsalt vana seniilne mees on mul vastas . Nende kuradi hooldekodupükstega ketitallad nii ära kulunud . noh , vaata , see on see kuradi Nike'i vahvlitald . jaa , aga see tähendab , et ma nagu elan aktiivset elu . ja ei , täpselt jah . ma kuradi need ketsid kuluvad , sest mul on palju teha . Ei, kogu aeg. ma ei saa kogu aeg võtta . palju asju mäletada . kõnesid vastu . see on sina , ketsid on kulunud seepärast , et sa oled ümber maja tiiru , et kus sa oma võtmed kaotasid . ja 2 paari võtmed , 50 euri see kuu on kulunud . võtme tegid see koopiat . garaažikott näeb suga , või no see näebki välja nagu mingi ostukott , vaata . noh , see kuradi padi , vaata . sul seal ka , sa oledki nagu Frank . Underwood . ei , mitte Underwood , see kuradi , kes rongide juures hängib . jaa , jaa . käisid vaatamas sa Franki ? ei ole jõudnud . siit oleks fun . ei , ma olen kuulnud küll , et see on väga hea film . peaks Oscari kutsuma . ta oli päris siis peab Oscari võitma . tead , skibidi , vau , vau , Danieli Maailm . Danieli Maailm . see oleks päris hea podcast . jah , nii okei , tuvi , koer , Espak . mis me sellega , mis siis juhtus ? midagi ei juhtunud . said teenuse tarbitud ? tead , siis oligi nagu naljakas vaata see , et see tüüp oli nagu mingi üliäge seda vestlust uuesti sealt üles võtta . Literaali kuradi . no meie kuulajad on Tüüp on investeeritud . ei , mees on nagu ühe kardina alla võtnud endale püksid jalga mõelnud . lihtsalt kuradi . kes saab nii relaxed olla , just panin kodus rämedalt pihku , ega väga ma ei tulnud , ja ma ei aga tulnud . munn on ülivalus . munn on Literaali sellest ei saagi , sa praegu ka nikud oma kuradi säärte vahele , Ma sinna tean. reite vahele nii . palju seda seemet . on jah , sul on ka jooksuaeg või ? oo jah , täielik . kevad . kevad on käes . armastuse aeg . millal sa siis seal kuradi , ütleme nii , kas sa hakkad nagu mängima mingisuguses tuntud Eesti krimis mingisugust detektiivikaarti ? ära , Roger . Roger . ei , ma lihtsalt nagu , sa ei ole mõelnud . ole , noh , eks mida antakse , seda ma võtan , vaata . ja see saaks päris lahe nagu , sa oleksid ülikihvt nagu siukene mingi , Biker , number 3 . ei , ma annaks sulle ikka natuke siukse hooajalisema , sa oleksid nagu kihvt siukene nagu praktikant kuhugi nagu mingi , ma ei tea , et on nagu mingisugune nagu mingi seltskond , kes näiteks lahendab mingeid müsteeriume või juhtumeid , vaata . ja nagu Scooby-Doo . natuke nagu Scooby-Doo Jah. , mingid Biffid , vaata . ja siis nagu lihtsalt vaata nagu mingisugune naljakas said , mingisugune nagu
jah, praktikant nagu siukene ka uurija või midagi. Sul on nagu seda vibe'i natukene. Et vaata, et see on nagu umbes niimoodi, et no ütleme, et nagu Biffid lahendavad mingit, no ma ei tea, mingit mõrva või midagi, vaata, mingi gaasitamine või no tead, mingi siuke. Keemiline rünnak. Jah, tead, alati siuke mingi jooksurajal Harku metsas võeti keemilise rünnakuga 150 inimest maha. Ja siis ülitõsine. What the fuck? Ja siis need Biffid nagu uurivad ja nad ei saa teada, aga siis nad kuulevad nagu prügikastide vahel mingisugust vaata kolisemist. Ja siis sa tuled nagu sealt välja ja sul on nagu see, mul on infot. Ja. Ma käisin, küsitlesin inimesi. Ja. Ma olen teinud siin Recover Underground tööd. Ma vist tean, kes need 150 inimest olid. Või nagu mingi, noh, midagi sukest võtta. See oleks päris hea. Ma oleks see detektiiv, kes nagu, ma teen nagu südamega, aga ma ei tee by the book. Ja siis iga kord, kui nagu see... Sest sa ei ole veel seda booki lugenud, vaata. Mitte seepärast, et sa oled nagu siuke, vaid sa ei ole jõudnud veel, sa praktikant. Iga kord, kui see põhidetektiiv, vaata, nagu, et see kuradi, sa ei saa lihtsalt kõiki reegleid murda. Linnapea hingab mulle kuklasse. 7 politseiautod hävitatud. Sa ei saa niimoodi, ja siis ma saan olla nagu, et you can't argue with the results. Sa räägid terve inglis keeles. Ja, ma olen inglise keelne, jah. Karakter. You can't argue with the results. Mingi veider aktsent võiks olla. Ja see sama. Ja siis tal on... see, et iga nagu repliik on oma aktsendiga. Ja. See karakter. Aga keegi lõpuks, ma jään alati tööle edasi, sest ma toon nagu tulemusi. Ja. Ma lihtsalt leian nagu oma tee. Siis võiks sul selle põhilise nagu see, kes see põhiline uurija seal on, vaata. Neil on vaata mingi kuradi Tuduluu ja mis need nimed on, vaata. Et siis nagu seal võiks tekkida mingisugune siukene väike nagu siuke, et alguses on nagu, esimene hooaeg nagu teil koos on nagu siukene nagu et siuke uneasy või siuke veider, vaata. Te nagu ei fiili üksteist üldse. Ja siis järgmine hooaeg. Sest niimoodi vaikselt. Nagu tööalasest respektist, mis teil üksteise vastu on ikkagi. Sest natuke nagu midagi susisema hakata. See oleks ju lahe. See oleks väga lahe. Aga ma ei tea, kas meil on Eestis nagu selliseid seriaale. Kus see nagu toimub? No Õnne 13 on liiga vana. Kas mingi Padjaklubis ei lahendata? See on Padjaklubis, selle garaaži Padjaklubis. Väike sponsor. Sul on nagu sait, sul on oma sponsor selle seriaali sees. Jaa. Keda sa pead respektima. Aga ma produdele ei maini, et see on tegelikult koostöö. Jaa. See, et miks... Tüdruku, mida te siin teete? Jaa. Tüdrukud, mida te siin teete? Oh my god. No jah, see oleks ikka huvitav, jah. See oleks väga huvitav. Aga unistada võib. Võib küll, jah. Unistama peab. Peab suurelt, jah. Suvi. Mis asi, suvi või? Suvi. Kuradi. Olime just... See võiks su karakteri nimi olla seal. Olime just tuuril, vaata. See rahutu tuur, kõik need väljaspool Tallinna show'd on tehtud. Ja... Mis see silmapilgutus tähendas? See nagu, tänu mulle siia see klipp sisse. Mõnikord ma pilgutan ühe silmaga. Yeah. Nii et ma nagu, see on mingi aju teeb vea või midagi. See on mingi veider kiiks. Aga kuradi... Sa nagu unustad teist pilgutada või? Maidukiga on nii naljakas tuuritada. Jaa. Sest ta on nii nagu, ta on nagu kõndiv kaos. Ta nagu... Ma tean, mõni tüüp on siuke, jah. Ei, no meie koos olen, see on nagu, see ei ole Batman and Joker, see on nagu Joker and Joker. Seal ei ole seda yin and yangi, vaata, et kuradi yin and yang. Yang uus põld. Lihtsalt fucking... Väga hea. Tule see elutee Matrix sul. Elutee Matrix. Ja me tegime jälle Maiduga seda, et tema on nagu oma tuuril, ma olen oma tuuril ja siis mõlemad teeme sooja üksteisele. Ja siis tema tuuril, see, kus ta tuleb Võrusse niimoodi, et tal on nagu, ei tuleb Viljandisse, nii et tal on Lihuniku juurest ostetud nagu seapea, mida ta kasutab propina oma nagu actis. Ja siis, kus nagu õhtu lõpus, tal on nagu järgmistel showdel ka vaja seda seapead, ta ei taha uut osta. Siis nagu vaidleb seal Tauriga, et kuradi auto läheb öösel külmaks, miks ma võiba kassi jätta? Seda... Kas ma pole sellest rääkinud juba või?
vahet ei ole, las ta rihvib lihtsalt, tal praegu läheb. siis ta pani selle sea pea lihtsalt jah. selle Viljandi hosteli õues nagu elektrikapi taha. Wow. Kuule, kas sa võid kasutada reaktsiooni mu nagu sellest eelmisest episoodist? Paned sisse nagu, kus ma, Wow. ei, tegelikult ei, sorry. Tere, siis oli pärast minu mingit show'd, kus sõidame nagu tagasi. Kurat, need Lõuna-Eesti otsad on nii fucking pikad, kus ta nagu, ta teeb nagu iga 20 minuti tagant nõuab kusepeatust. Ja siis ühe korra oli see, et ma ei tahtnud nagu tanklasse sisse pöörata. Olime nagu, et peatume siin kuradi tee ääres lihtsalt. Ja siis ta nagu oli nii solvunud, on ju. Mis ma pean kuradi tee äärde, ta kuses vastu mu auto reffi. Lihtsalt ütles, kui see on kuradi rekkamehe tervitus. Ei, neid kuradi rekkamehe kombeid sul on nagu küll antud. Ei, väga lahe. Aga sa saate üksteisele munni pilte, nagu see on ju, noh, siis see on ju nagu loogiline. Ei, see on nagu sajandi armastus. Jaa. Ja kus ta lihtsalt nagu, oh my god, see kui tihti ta nagu solvub nagu mingi 8-aastane. See ühe korra oli see, et sõidame, vaatan aknast välja, Tartust sõidame, on ju. Siis näen virmalised. Ma olen nagu, vau, noh, Taur on kohe nagu, kuule, see on ju bänger, noh, tead, ta räägib nagu mingi Rogeri sõber. Ja siis pidasime auto kinni, et minna nagu virmalisi vaatama. Noh, Mait kasutab võimalust, on ju, kuseb virmaliste poole. Siis ma kuidagi läksin jalaga vastu tema nagu õlupudelit, mis oli asfaldil, vaata. Õlu kukub maha, voolab välja, suur jama. Vaat, sest tal on nagu arvestatud täpselt see hulk õlut, et terve see Tartu-Tallinn ots, ta hoiab nagu promilli paigal. Et see promill ei hakka langema. Siis me pidime terve ülejäänud autosõit nagu vaidlema, kus ta nagu käib peale Taurile, et käime nagu Paidest läbi ja ostame paarist õlut juurde. Taur on, see on 60 kilomeetrit, nagu meil on veel minna nagu Tallinnani. Et sa ei saa, tal ei ole isegi õlu otsas, vaid tal lihtsalt ei ole see õige nagu hulk. Ja kuradi kogu aeg, vaata, toimub tal midagi. Ja ei, ta on nagu siuke tõsiloomu või hingeline selline kunstnik. Ja. Nagu ma kujutan, nagu Maiduk tundub nagu see tüüp, kes nagu iga hommiku ta ärkab, siis ta värvib mune, vaata. Ja. enne kui ta neid sööb. Ja. Nagu et see on mingi teema tal, vaata. Ja. Ei, ta on nagu neid veidrusi täis. Aga ta ongi nagu, noh, ta nagu oskab nagu elada, vaata. Jep. Ja ta käib ka, noh, armastab. Ta on nagu sina, aga teie vahe on see, et ta ei põe. Ta nagu lihtsalt teeb. Ta ei mõtle üle, ta lihtsalt nagu iga päev mingi uus klipp. Nii palju contenti, vaata. Noh, ma pean nagu nädal aega valutama ja planeerima ja või kas tuli äkki on liiga lamp, vaata, tal on juba 7 klippi üleval. Lihtsalt maadleb mingi parmuga kuskil Piro platsil, vaata. Oleme siin Tartus, käib Tartus lihtsalt, teeb mingi klippi, sõidab tagasi. Klipi jaoks käib Tartus, vaata. Häng. Uskumatu. See on nagu Maigil käimine ta jaoks, vaata. Ja. Pihv ei sebi. Lihtsalt käib peol nagu joomas, vaata. Hästi. Ta vaatab suht otsa. Ta on hästi kaootiline nägu. Nagu hästi palju asju toimub tal kogu aeg. Nagu näos, vaata. Huvitav, kui nagu te koos mingid Biffi kepiksite, vaata. Kas see Biff oleks nagu holy shit? Palju ma saan selle. Holy shit. Teil on parem, et nad jotsi jätavad. Ja parem on. Kurat, kui siin läheb koonerdamiseks. Tule, aga teie kahekesti tais. Oh my god. Holy shit. Ta ei ole selline. Või noh, ta ei saaks nagu selle, ta ei saaks litsiga kaubale. Ta jääkski vaidlema. Ja, et odavamalt saaks või? No. Või ta üritab mingi perke diili panna? Et nagu teeme 10 euro odavamalt, aga... Vaatu jumin kummiga suhu. Jaa, nagu lihtsalt, et... Ja. Paneb oma mingi merchi või midagi kaasa. Binance'i mütsi. Jaa, mis mõttes ma pean oma kärnad ära põletama enne? Kui ma panen.
ta ei ole kärnas. Ta tundub nagu väga õlitatud ja ilusa käega. Ta on nagu Stavros veits, vaata. ta on jah Stavros, selline jässakas, aga tugev. Ja aga nagu kõik on nagu kreemias. Ja. Vaata, kui ma peaks Maidukit nagu ühe sõnaga nagu kirjeldama, siis mõtleks karamell. Karamell. Jah. Selline panni põhja kõrme. Ei, siuke nagu iirise kumm. Selline iirise kumm. Selline puhas nahk. Ja. Ta lõhnab ka natuke nagu iiris. Lõhnab küll, jah. Mis on nagu üllatav. Sest ta sööb hästi palju iiriseid. See on nagu üllatav, jah. Ta on kogu aeg taskusse. Värvitud muna ja iiris. Vana hea. Legit tundub see vend, kellel on rinnataskus salfaka sees muna. Keedumuna. Siis võib-olla ma olen ka nagu see, kus Raplas, vaata, sa käisid ka siis. Yeah. Ja neil oli Bäkkaris oli kajaka topis. Aha. Mul oli nagu see, et ideaalne. No ma tegelikult ütlesin sulle, et panen see äkki. Ideaalne prop minu nagu temaatika jaoks. Jälle kuidagi, jah. Ja siis olen nagu kandnud seda kajaka topist nagu kaasas, nagu igal show'l. Siis kui nagu Mait nägi seda, ütles, kurat, ma olen täiega kade. Ma olen täiega kade. Kus sa selle said? Teil on need 2 harakat. Lihtsalt holy shit, kus sul särab. Näeb nagu, ei saad aru, see kajaka topist näeb nagu õõvastav välja. Lihtsalt selline kole määrdunud. Kui ma viin koju selle kajaka topise, koerad lähevad lolliks. Jah. Sellest see ongi määrdunud võib-olla. Jaa. Ei, ma pean nagu, see on mul kodus praegu raamatu riiuli peal, nii et ma olen selle Maxima kilekotiga ära katnud. Aasta auguvad muidu või? Ja. Kuradi kajakas on toas. See on kunst, see on nagu vajalik mul kunsti jaoks. Ja see on see, et ta on, vaat lihtsalt enamik inimesi vaatab, get that fucking kajakas away from me. Aga Mait vaatab seda kajaka topist, kurat, kade olen. Jah. Kuradi. Aga ta tundub, et ta ei kasutaks seda laval ka, tal oleks see lihtsalt nagu mingi öökapi peal. Ja, trofee. Jah. Et ta paneb õhtul oma käekelladele noka otsa või midagi. Jah. Tere, kes teeb kajakas topis? Ma ei saa aru. Ma saan aru mingi, kui sa oled mingi jahitrofee, vaat mingi põdra pea, mingi kuradi ilme. Aga ma ütlen, et kajakat on ka suht raske kätte saada, ei või? Neid on nii palju. Legit millelegi pihta saamine tegelikult on juba päris crazy. T-terminalis BB-kanniga lihtsalt otse pähe. Nad on ülisuured ka Eestis. Jaa, okei, aga proovi BB-kanniga otse pähe lasta. Siis mingi tuul mõjutab see, lendab kohe mingi persauku. Ei ole nii raske. Mida? Ei ole nii raske, ma arvan, et sa saaks vabalt. Saaksid kindlasti, jah. Ei, tähendaks kuradi, Ei, muidugi, kuule. Pardipüssiga. Sa ei suuda kuradi parkimiskohale tagurdada, sa kuradi arvad, et sa tahad kajakale BB-kanniga pihta, mine perse. Ma ei viitsi kuulata seda, et sa oled mingi ekspert jahimees, sest sa oled mingi Elderi ringi mänginud. Kusjuures sihtimine ei tundu nii raske. Jah? Sa lihtsalt paned kirbu sihtmärgi peale ja hoiad kätt paigal ja vaitad päästikut. What the fuck is there? Nii rasket. Jaa, ei täpselt ongi. On üli lihtne. Ma ei saa aru, miks nad käivad kaitsevad. Nad räägivad parkimise kohta sama. Jah. Aga ikka mingi vend tagurdab sisse lieksusele. Lieksus. Oh my god, kui kettas ma olen. 1 minut käisin seal Telliskivi rimis. Ja. Mõtlesin just, kas panen parkimiskella ma ei nagu. Aga ma legit lähen ainult kiire Arctic Sport minutiga tagasi. Ja muidugi, kui sa lähed minutiks, auto ees on see mingi helkur vestiga mutt teloga teeb pilti, vaata. Teeb pilti ja teeb tööd. Ja nagu, aga nagu ühiskondlik reegel on see, et kui mina taban sind mind tabamas, siis me saame jutule. Et kui ma nagu inimesena tulen su juurde märgade silmadega, ütlen, et palun, see oli kõigest minut, et siis sa ei ole nagu, et this is not what Hitler promised, kuradi rules are rules. Mis me oleme Saksamaal või? Siin türa tohib torrentida. Tegelikult ei tohi, aga kedagi ei koti. Ja see ongi äge, vaata. Mulle ei meeldi see reeglite ühiskond. Me võiks olla nagu inimlikkus nagu eelkõige. Ja siis teen sellele trahvipihvile, vaata. Teen nagu, et no kuule, no come on. Mul on ju tore tüüp.
ei, ära tee trahvi, palun. Ja siis ta on nagu, et sa võid teha avalduse, no me teame, et see ei lähe läbi. Sest ma ju murdsin seadust. See ei lähe ju läbi. Ja siis kuradi vaatasin pärast nagu parking.com või parking.ee. Ei olnud trahvi. Olin nagu, äkki tal tekkis change of heart. Ja siis kuradi 2 nädalat hiljem postkasti tuleb see kirjalik meeldetuletus. Noh, nüüd tuli 6 euri veel juurde selle kirja eest. Täna maksin ära. Üldse ei olnud hea tuju. Nii et pange alati parkimiskell. Sest just siis, mul on tunne kus juures. See on meie parkimiskella koostöö. Ja. Saadaval Selveris Rimis. Ja ma pikka aega tegin lihtsalt nii, et ma nagu markeriga kirjutasin flyeri peale, mis kell ma alustasin nagu parkimist. Aha. Aga jah, mul on tunne, et nad kuradi, et neil on mingid kaamerad, vaata. Et nad nagu tabavad nagu täpselt need hetked, kui keegi tuli ilma kellata sinna. Koolitatud tuvid. Koolitatud tuvid, jah. Annavad märku. Mingi süsteem neil peab olema, kuidas nagu koorida sind. No, praegu sul see trahv oli siis? 30 eurot. Ei ole kõige hullem. Tere, sa isegi pea tähele sükst asja. Ei pane, jah. Noh, millest me räägime? Aga no ikka mõnus ei olnud nagu maksta seda. Ei seda kindlasti. Aga no retard tax, you gotta pay the tax. Yeah. When you want to pay a retard, you gotta pay the retard tax. Siis tuleb iga aasta eelarvesse panna, et mingi raha läheb selle peale, et ma olen loll. Sa pead arvesse, siis sa ei ole pahane ka, kui sa maksad. Aga see tuleb minu sellest lolli budgetist. Jep, eraldi konto. Jah, et mul on õigus olla loll vahest ja ma maksan selle eest. Jah. Aga nüüd on ju igal pool on need mingid kaamerad, vaata ka. Mingi näotuvastus, numbrimärgi tuvastus. See vist pigem oli numbrimärk või nagu? Ei, nad ikka tuvastavad su nägu ka. Ei, ma sain aru, et jah, selles jah, et esimesed 2, kes istuvad, on ju, ees ja kõrval. Jah. Tagaistmine istuvad. Sellepärast naisena sa peadki hakkama roadheadi andma, sest siis siin su nägu ei ole näha. Ma olen mehe seda nägu näha. Jah. See on hästi siuke traditsiooniline mees. Jah, me peame roadheadi tagasi tooma. Jah. Aga kuradi, manuaaliga roadheadi saada on suht raske. Et sa pead nagu käega, lööd rusikaga vastu tissi. Tal on niigi raske keskenduda, vaata. Aha. Kui vastik. Rusikaga vastu tissi. Kuule, mis sa... Taanilile ei meeldi. Ja, mis sa siin haak toetad? Auto tuli just keemilisest ja selline hästi kuiv bloker. Aha. Tahaks küll, Tahad ühte kuiva blokerit. Tahaks küll Ford Focuses kuiva roadheadi saada. Jah. See oleks nagu mõnus. Oh shit, niimoodi võib auto aku tühjaks minna pärast. Oh my god. Fuck, mul oli jah selle... Ma jälle juubin sulle storysid, mis sa räägid. See on literally see podcast. Ma olen lihtsalt Dwayne to James! Slam dunk! Ei, mul oli sealt jõudsin Tartust siis tagasi. Korra nagu parkisin. Literally see podcast võiks olla mina see ja ütleme, sul oli see autoaku lugu. Insert story. Räägi siis oma see autoaku lugu. Jõua mingi, kell 2 hommikul Tallinnasse, Maiduki kusepeatused. Jah. Ja siis ühel põhjusel pidin nagu linnas olema. Sul oli see üks sul oli linnas, vaata, sul oli see üks müsteerium, mida sa pidid lahendama. Jah, pidin ühe kriitilise olukorra lahendama. Ja siis kuradi, muss mängib autos, vaata, mootor. Ja nagu sa teed, stakeout. Stakeout, jah. Jah. Väike barbecue käib, vaata. Ja. Mootori peal, mootor sees ei ole. Ja. Ühest nendest tasuta parkimiskohtadest, mis sa linnas tead. Ja siis kuradi hakkan koju sõitma või proovin, vajutan stardi nuppu. Ei lähe käima. Olen nagu fuck. Helistan auto abisse. Kutsun mingi päris mehe appi, vaata. Aga sa kutsusid veel ühe detektiivi ka? Oh my god, Roger. Ja siis... Nagu lahendama müsteeriumit, mis juhtus autoga?
aku oli tühi. Pole varem juhtunud, ei teadnud, et nii juhtub. Ei muidugi, see on kogu aeg õpitab midagi uut. Ja kurat, oleks seda pidanud ka taipama, et autol oli kasko, autoabi tasuta. Aga mul oli see, et ma nagu tahtsin kohe lahendada probleemi, müsteeriumit. Helist, tuleb see 80 eurona autoabi, tup-up. Ja kuradi, küsin, et kas ma saan homme käivitada autot, kui ma sõidan Kakumäel. Siis on nagu, pool tundi pead vähemalt sõitma, muidu see auto ei lähe käima. Sõidan kuradi mingi Narva maanteel, mingi pool tundi, vaata. 40 minti kokku sõidan, Kakumäele tagasi. Siis hommikul teen selle test, stardi, vaata. Et näha, kas auto läheb käima. Auto läks käima, olin nagu chill. Ja siis enne seda Rapla show'd auto jälle ei lähe käima. Ja, sest sa panid uuesti kinni. Ja, ma olin kõik selle, mis ma olin 40 minutiga kirinud juurde. Panid lihtsalt sinna väiksesse proovikasse. Proovikasse, kõik energia panin proovikasse. Mis on mu tuur või? Ja siis jälle autoabi tuleb kohale, paneb käima. Sõidame kuradi Raplasse, teeme Rapla show ära. Auto jälle ei lähe käima. No ilmselgelt. Ma ütlesin sulle kohe. Aga kuna oli hea ilm, siis mul oli pohhoi. Ma ei teadsin, et me jääme sinna seisma. Jaa. Sest aga ma ütlesin ka, et kui sa tahad päriselt, siis võtta Bolt Drive. Ja siis õnneks Rapla kultuuriklubi baas, shout out, naine. ei süvatsen nime meelde jätta. Rapla kultuuriklubi baas, naine. Sul oli auto, naine. Aitäh, naine, et sa hook-upisid oma aku, minu aku. Ja lasid enda aku tühjaks. Jah, aitäh, naine. Tere väga hea. Ja siis üritame krokodillidega vaata, startida. Tema nagu selle kaubiku mootoriga. Ja siis mitu korda üritame vaata, ei lähe. Taur on juba närviline vaata. Kuradi kutsu autoabi vaata. Ja siis kutsusime autoabi. Samal ajal see krokodillid laevad on ju. Ja siis just siis, kui see auto jõudis kohale. Nii, alustame sellest autoabi, kuhu Daniel helistas, on ju? Jah. On nagu tüüp, kes tuleb lihtsalt Tallinnast Chrysleriga kohale. Ja. Nagu lihtsalt soccer mom car. Ja teie buksiir on saabunud. Nagu mis? Jaa. Väga hea kasko on sul. Lihtsalt läheme toome poisi koju. Ei, see tüüp nägi välja nagu seal Breaking Badis autoromula vend, vaata. See, kes hook-upib siin. Okei. Ja siis, just siis, kui ta nagu jõudis kohale, näeb, kuidas ma vajutan stardinuppu. Kindlasti ei olnud sina ka. Dan oli kaugel. Tema autoga probleem. Dan on kaugel eemal ja ütleb, Taur, sina tee, ma ei usalda ennast. Taur pani käima selle. Ja auto läks käima. Jep. Ja ütlen sellele vanamehele, et kuule, et saime ise käima, et pole vaja. Ja siis ta lihtsalt tegi käega, et Ja siis sõitsime tolle tüübi taga terve tee Tallinnasse. Ja sõitsime terve tee. Üliäge õht oli sellel. Sa lihtsalt röövisid ühe vanaisa. Ja. See tüüp oli tead kes või? Breaking Badis ma oleks olnud, ta oli see Erman Trout. Erman Trout, jah. Lihtsalt see null und. Ta ei saanud oma õe tütrega aega veeta. Jah. See ei olnud õe tütar, see oli nagu. Siis järgmine päev lasin mingil õe sõbral, pani mul uue aku. Laadis ära. Ja siis pidin see sama päev veel, kuna mul olid talvereffid olnud terve aeg. Aga su õel on mingi sõber, kes lihtsalt nagu tuleb kõne peale kohale, lükkab aku taha või? Ja. Okei. Ja. Lihtsalt lükkab. Shout out Alex, tema nimi meeles. KTM. Ja muidugi, tema on meeles, Tere see vend. Ja. Ainult. Naised võiksid suhu võtta sõidu ajal, milleks neil see kuradi turvaöö? Aga Alex ja pere nime tean ka. Ja muidugi tead. Siis pani uue aku. Ja lükkas taha sulle selle ära. Lükkas selle aku taha, või ette. Ja siis sama päev läksin nagu sinna refi taksosse ka. Olin nagu, et kaua ta ikka läheb, 5 minti vaata. Pool tundi seal. Ja mis sa hilisel aprillikuul refi taksos tegid? Panin suvereffe. Ta võid. Ja siis kuradi taip, fuck, ma pean talvereffid ja koju ka viima. Speeding, õualal 50-ga, viskan need kuradi reffid üle aia, helistan isale, kuule, need reffid on, et saad need tehnoruumi viia. Literally minu õudusunenägu on see, mis
Dan isa elu on. See poeg. jah. 30, kuradi rehvid on noovi peal, tegele. Ja siis sõitsime Rakveresse ja väga hea oli. Kui vana su isa juba on? 66. Ja literaalis paps on nagu noh. See paps on literaalis juba pensionär. Tead, kus sa lihtsalt nagu naudid lihtsalt elu. Investeeritud oma poja ellu. Ja, ei väga. Seda küll, jah. Ma olen ju ta poeg. Ja armastab. Ei, see on väga armas tegelikult. Ma ei ole kunagi öelnud, et see pole armas. Ma lihtsalt olen öelnud, et see on nagu naljakas. Et ta ei saa puhata. Kunagi ei saa puhata. Aga ja auto peale on nii palju kulunud. Rehvi vahetus ja siis uus aku ja? No uued suverehvid ka. Palju nad olid? Mingi 250 koos vahetusega. On ju aus? Väga aus. Ei ole üldse nii hull. Ei ole, jah. Uus aku oli mingi sott või? Sott, jah. Ja vahetus oli 50. Nii. Nad pidid terve mingi mootori lahti võtma, vaata, et see vana aku ei tulnud ära sealt. Aga ta oligi mootori lahti. Ma ei usu, et nad mootori lahti võtsid. Nad ei pidanud seda välja laske. Sa tahtsid öelda kapoti lahti tegema. Ja see ei tule muidu välja. Nad pidid terve kapoti lahti tegema. Kiskusid mootori välja. Mees, ma nägin sinna sisse. Teil ma ei teadnud, et seal all isegi on midagi. Praegu läksin ka sinna nagu uut võtit tegema, vaata. Rehvi vahetusse? Ei, sinna, kus stuudio võtit tegema. Siis kõnnin, vaatan. Kõnnin tagasi auto pargitud, vaatan, tilgub. Tagant tilgub. Mingi loik. Saadan ühele klipi. Õde on nagu, see on prolli mingi vihmavesi. Tegelikult vahepeal Maiduk käis su auto kallal. Väike rekka meie tervitus sulle siia peremees. Tervitus. Õde ütleb, et sa võid näpuga seda loiku nuusutada. Ei, see suvele meeldib. See tõmbab suve käima, ma arvan. Et ei ole nagu nuusaku. Kõik läheb käima. Siis kuradi safe olla, vaata, et ta ei ole bensiin. Saan näha, kas ta on nagu vihmavesi või... No nuusutasid siis, jah? Ei ole nuusutan. Pärast seda episoodi nuusutan. Tuleb, ma arvan, tuleb hea. Aga jah, selline hästi palju nagu daddy asju olen teinud, vaata. Daddy asju? Daddy asju, vaata. Ma teen nagu asjad korda. Keegi peab. Ei, muidugi väga õige. Keegi peab, noh. Ja teen pesupäev ka. Pesupäev. Eile jalutasin koertega. Oh my god. Literaalis on 2 kuradi tuhvli suurus koera, kes tahavad tiiru ümber maja. Sa ütled mulle, ma käisin eile kuradi 2,5 tundi rabas. No jaa, kas sa teed savu ka? See ei loe. No mul on nagu lihtsalt fun fest on see. No jaa, ma kuradi jalutan ilma savuta. Ja ümber maja tiir. Mis kuradi elus on? Ja Ruubi on suurem koer, tema tahab nagu metsa minna. Käime temaga, et teeme Pikamaa ringi. Pikamaa ringi või? Pikamaa ringi, jah. Siis ta väsib ära. Tead, kus alguses ta nagu tõmbab hullult seda paela, vaata. Noh, et tahab nagu nii hullult välja. Ja siis ma olen, ja, no nüüd lähme suurele, teen talle seda väsitamistaktikat, kus nüüd ta on nagu niimoodi kõnni mu kõrval, vaata. Tahaks koju juba. Ma olen nagu, no me olles alustame. Pärast täiesti väsinud koer. Kui suur see ring on siis või mis nagu mingi 2 kilti. Hullumeelselt ka ei ole. Aga ikka, ma ikka annan enda energiat koerale, kui ma... See on armas. See on väga armas. See on väga armas. Suuremale ringile 2 kilti. Literaalne mõni, nagu enamus inimesi kõnnib bussi peatasse sama palju. No sa ise kuradi ostsid mingi manamutti. Manamutt, jah. Ei, ma ei kurda, minul oli väga lahe. Jah. Mingi... Ise peab panema mingi vesti. Mingi 9,8 kilti äkki või? Jesus. No see on pikad jalad ka. Ei, seda küll jah. Mul oli siuke tunne, nagu saaks 2 olnud. Ja. Sa kuradi FIFA fumm. Ja see koer ongi nagu sinu kõrval see koer näeb välja nagu lihtsalt tavaline koer. Et ta ei olegi nagu... Literi kõige nagu... No ma ei tea, kas ma... Seda saan näidata. Nagu vaata, kui ma olen praegu kodus, vaata, on ju EMS-i juures, vaata. Sest mul on see remont. Kõige parem. Mul on see remont, vaata. Ja siis vaata, EMS tegi pildi üks eile õhtu tegin süüa. Kann Vaipast. Vaata.
ma ei tea, kas ma saan seda niimoodi näidata. Ma pean Tõnule siis ka forwardima, muidu see võib-olla ei make'i sense'i. Mul on nagu see netti pole väga. Nii, vaata Tõnu, kas sul tuli vist tuli. Aga näe, vaata. See on süüa tegemas. Vaata. Ma olen see kaputsiga siin. Siin on Mutsu? Ja siis mu väike vend, või no noorem vend. Oho. Ma näen nagu, ma näen üli väike välja. Mänlet, sa oled mänlet. Ma literaali, ma olen väike laps välja. Mänlet. Ja siis mul on see, vaata. Et selles ma ei ole nagu nii giant of a man, nagu sa kogu aeg nagu üritud. Ei, kui ma käin ka klubis, vaat, kus on need mingid noored, vaat, uus batch. Nad on nagu, kaitseväest tulnud, on ju. Sellised tank of a man'id, sellised kuradi... Vaata, mul on hea, näed, ma panen sulle Tõnu veel ühe. Sorry, ma kohe lasen su seda tank of a man, vaata, ma ei võta sult. Ma ei lase ventiilist auru välja, kui sa räägid. See on hea pilt, vaata, mu vennast ja Tänist. Tõrasin täiesti vutsis. Literaali nagu... Tän on nagu mingisugune ketikoer siin kõrval. Oh my god. No sa teed mingi perses nurga. Ei ole, täiesti tavaline. Jalutuskäigu pealt. Ma isegi nagu ei võtnud mingisugust veidrat seda, et ma hullult üritan nurka pain lihtsalt telo püsti, plõks. Mul oli just see hetk põlv kõver. Et ma ei olnud nagu oma Kus juures, kui sa siit pildi pealt vaatad, siis sina oled kõrgendiku peal. Ma olen redeli peal. Sa oled see hetk redelil. Ei tegelikult oled sama tasapend. Oh my god. Hilarious. See, et isegi su vend tegelikult ei ole nagu nii pikk, kui sa vaatad nagu neid uusi. Ja kõik noored on. Suured inimesed. Ja mul ongi see, et kui meil nagu... Sa saad aru, Dan, et sa jääd nagu vallaliseks. Nagu selles mõttes nagu, et ei legit kellelgi pole lööki. Ei, no ma saan enda generatsiooni naisi, ka ju, nemad on ju kõik ka lühemad selles mõttes. Jah, seda küll võib-olla. Aga jah, see kuradi... Sa võid mingi vana naise võtta. Aga jah, kui ööklubis olen ka need kuradi kõik on mingi 2,5 meetrit pikad, vaata. Hästi vormis ka. Mul on nagu see, et kui nagu lähebki sõjaks, tere, kui sügavaid kaevikuid nad peavad tegema. Mul on selline hea kaeviku keha. Ma saan nagu püsti olla kaevikus. Kaeviku kõrval saad püsti olla osa. No threat, vaata, droon ei märka mind. Sa oled 2,5 meetrine. Suurus ei aita sind tänapäeva sõjas. Sa pead olema just mobiilne, väike. Sul ongi drooni keha. Mul on selline drooni keha. Thermalkamera ei näe mind, vaata. Aga sa oled 2,5 meetrit. No kuradi viikingite ajal ja sa oled oma selle two-handediga, vaat siis oli mega hea. Aga nüüd on just see meie eestlaste pikkus on julgeoleku oht, nagu meil endile tegelikult. Aga ma ei tea, see ongi kuradi, mingi kasvuhormoonid hakklihases, ma ei tea, mis teevad seda, vaata. Mulle ei antud seda toitu. Ma kuradi tegin 12-selt toba, kõik ütlesid, uus hakkab su kasvu pidurdama. Ma olin nagu, mille peres ma olen lahe, vaata. Ja siin me oleme. Aga ma olen Tais keskmist kasvu. Tais olen keskmist kasvu. Pum-pum. Sul on küll hea need tai-puusad. Tai-puusad. Jaa. Kellelgi peab. Jah. Kellelgi peab. No. Tõnu kaua meil lindistanud olema? 53. Ei, ei saa. Kas me lähme pärast sööma ka kuhugi? Väga hea osa episoodil, vaata see. Ei no me... Järjest see, palju teid olema 40 mintse. Kus me sööma lähme? Räägi sellest. Vaata, et tead, mis minu arust on päris hea söögikoht või? No. Bröder kebab. Bröder kebab. Patreoni episood. Bröder kebab. Ja siis tead, mis mulle meeldib kõige rohkem peale seda bröderit teha või? Lihtsalt normilt kuradi panna keele peale seda, vaata, mis paneb mu keele vibreerima. Ja Ulaka Kaunitari kodulehelt, kui paned koodi jänkud, -10%, boom, kuradi olemas. Ja kebabi kujulised tildod. Need on sarnased asjad küll. See tead, kui sul lähed koju kilekotis 2 rulli mõlemale suule. Aga ei, see oli jah naljakas see. Mis asi? Seal Ulakas Kaunitaris, kus vaatad lihtsalt need. Erinevad tildod. Mõned on nagu nii realistlikud, vaata, seal on nagu veenid. Jaa.
see on naljakas kätte võtta, sa nagu hoiad mingi teise mehe munni. Miks see nagu tildo peal on nagu see silikoonist HPV tüügas? Miks mul on nagu kondüloomiga? Oota, kas sul on siis päriselt HPV? Sest ma ei saa sellest bitist aru. Kui sa kõigile ütle, et sul on. Ma käisin arsti juures ja mul ei ole. Ja, kas sa, noh. Ma käisin arsti juures ja mul ei ole. Ära siis ütle inimestele, et sul on. Ma tean, aga see on nii naljakas asi, mida öelda. Jo, HPV-d on. Ei, see on naljakas. Käisin arsti juures ja ei ole. Suur kergendus. Yeah. Aga ei ole. Ei ole. Ei ole. Aga ta on ülidi levinud ja tavaline. Yeah. Ja enamikel ei olegi sümptomeid. Aga mul on nagu see, et kui see nagu nii, miks seda seal tavalises suguhaiguste paketis ei testita? Võiks ju, sa ju annad seal vereproovi ja mingi KPK proovi. Seal võiks ju olla see test ka, kui ta räägitakse, et ta on nii levinud nüüd. Võibolla. Aga ma arvasin selle pärast, et nagu sellel ei ole otsest ravi, vaata, et kui sa saad selle diagnoosi. Ta oleks tore teada ikka ju, kas sa siis nagu levitad seda või mitte. Aga eks see on küsimus. Variant. Ja sellele küsimusele saab vastuse Tervisekliinikust. Tervisekliinik.ee Hästi palju koodiga jänkud -10%. Hästi palju sponsoreid, kes ei tea üksteisest. Et me võtsime nagu kõik. Nii mõnus oli seda episoodi sinuga teha ja vahepeal, kui kurk kuivaks läheb, võtta sõõmuk ja pissu vett -10%. Kasutades koodi jänkud. Vaata see ongi kõik. Teate mis, kui te olete meie kuulajad ja kuskil lihtsalt, näete ka sooduskood, pange jänkud ja see on -10%, meil on koostöö Sparta jõusaalis, saate vormi selleks suveks. Ja kui teil on vaja kartulivormi, siis Rimi köök, toidud pärast kella 7 on kõik -20%, pange parkimiskell tööle, sest te võite saata trahvi isegi õhtusel ajal. Miski ei ole tasuta. Ja kui liikled siis Elroniga, rohelise kaardiga sõidud Tallinna piires tasuta. Tere, saad aru, Viljandis. Samune, tead see Dixi lihavend, see Toomas. Ja sa mitu korda maininud ja ta ei ole avaliku eluga tegelane, aga see on fun. Sandri parim sõber. Nikub sigu, kujatab neid, spermjobi, saad kõik rääkinud, toba. Ai, aga saad aru, ta nagu kirjutab mulle nagu enne Viljandit. Kohe, kui näeb Sandri story't, et Sander teeb sooja. Kohe ilmub välja. Kuule, peremees, listi saaks või? Ja siis ma olen nagu, et kurat, ma ei tea, et Maidu show ajal sa nagu lällasid, vaata, tegelikult see on suht häiriv, sa ei oska käituda. Niimoodi ütlesidki talle? Jaa, muidugi, ta on otse välja. Et väga nagu ei tahaks sind panna listi. Vaat, sest kui sa paned ta listi, siis ta tunneb, et ta on nagu VIP. Et ta ja siis, tüüp mingi 2 päeva hiljem on ju, kirjutab uuesti, kuule, et päris, ma olen nagu ausalt ka, ma nagu tulen üksinda, ma ei joo, on ju. Siis ma olen see, et okay. No ta on komedi fänn tegelikult. Et okei. Ta on lahe tüüp. Ta ei ole halb tüüp, tal on lihtsalt klots puudu. Ajus. On nagu puudega. Ja saad aru, ma tegin talle nagu 3 tingimust. 1 tingimus, et ära ole mälus. Teine tingimus on see, et ära istu esiritta. Ja 3. tingimus, tule ülikonnas. Et sul on nagu see välja peetud nagu enesetunne, et sa oled teatris, on ju. Ja saad aru, tüüp tuleb, ülikonda ei ole, ütles, kuule, mul ülikonda ei olnud, mul on triiksärk pusa all. Istub esiritta, 2 õlut näpus, ja siis terve mu show lihtsalt niimoodi nagu filmib mind, vaata. Teeb sulle social media contenti tasuta? Ta on kogu aeg nagu telos, vaata, siis ta vahepeal filmib minust klippe. Ja siis kuna ta tahab nagu veenduda klipi kvaliteedis, siis ta paneb selle klipi nagu keset mu show'd nagu mängima. Nii et ma kuulen enda bitti nagu kajana. Ja pluss nagu istub esireas nagu otse mu ees. Ja kuna ta joob õlut, siis ta käib iga 20 minuti tagant käib nagu tõuseb püsti, suur õllekõht. Ülidistracting. Kogu publiku tähelepanu koondunud punule. Ja lihtsalt kõnnib, läheb kusele
ja siis kui ta kolmas kord nagu tõusis püsti, et kusele minna, siis mul oli nagu full meltdown ta peale, vaata. Et kurat küll, ma tegin sulle 3 tingimust, ära kuradi joo, ära istu esiritta, tuli ülikonnas ja sa nagu failisid kõigi 3 nagu neist kõigiga, vaata. Aga tal on nagu nii vähe seda self-awarenessi, et ta pärast show'd tuleb ikka nagu back'i, et kuule, ülilahe oli. Mul on nagu ja lihtsalt, kus me ootame Heelikat, kuna ta pidi mu autot laenama, et pakkida, vaata. Siis kus me oleme lihtsalt selle tüübiga seal Backaris, vaata, kogu aeg teeb juttu. Sandril näos. Sander nagu võttis nagu pikse varras enda peale selle äikese, vaata. Et lihtsalt, tüüp räägib neid samu lugusid kogu aeg, vaata. Kuradi keppisin Amsterdamis ühte litsi on ju, musta, neegrit keppisin, vaata. Siis pärast ta ütles mulle, thank you for supporting African culture. Siis mul on nagu see, et sa oled nii tülgastav. Aga seda liha võtsin ikka talt. Aga see, tea, mis see oli? Ta tuli nagu minu show'd vaatama ja ta tõi nagu mulle väikse paki seda liha. Yeah. Ja siis Maiduk ütles, see on Maidukile 2 suurt pakki. Mul on nagu see, et ma olengi kussi su jaoks. Ta tahtsidki äkki tulla lihtsalt selleks, et sulle anda nagu maidupakid, vaata. Jah, maidupakid, jah. Ja uskumatu tüüp ikka. Aga teades mind, siis järgmine show ikka. Kuradi publikut on vaja. Backis, kuradi. Jesper Parve oli ka publikus. Yeah. Talle väga meeldis. Kuigi pärast kirjutas mulle, vaata, et kuule, ole sa nende need antidepressandid, vaata, et see on nagu mingi keemia, vaata. Et ma ei hakka, sul on kuradi krunn peas, vaata. Sa ei ole psühhiaatri haridusega. Sa kirjutasid mingi raamatu, mis on mees. ChatGPT-ilt küsisin, tee mulle kokkuvõtte. Mees ei tohi, mees võiks olla emotsionaalne, aga mitte liiga. Vau. Vau. Mehed on karvasemad kui naised. Vau. What a revelation. Sina on see parim sõber mina ja mu ChatGPT-ga parim väga sõber Jesper Parve. Yeah. Siis kirjutab, et kui tahad suuremalt ette võtta, kirjuta mulle. ja oleme siin kuradi Viljandi konservatooriumis 13 inimest. Kuulan sinult kuradi manageri nõu. Ei, me tegime pärimusmuusika aita, mida mehed tegelikult tahavad. Välja müüd 3 show'd. Aga ma ei turunda suu hingajat. Mul on nagu välja peetud inimesed nagu Toomas, lihavend. Oh my god. Ei, kui sa näed ka, et kui mõnel show'l on nagu full puudega inimesed, sa oledki nagu see, et tere, kas see ongi kas ma kõnetangi nagu inimjotusid lihtsalt, kus sa nagu näed, et midagi on off pilgus. Vaata. No tere! Tulin su show'd vaatama. Eelmine aasta käisin ka seda sama show'd vaatama. See ei ole see sama show. Okei, vaat ei ole. Väga meeldis. Samad naljad, aga meeldis. Täiesti. Uues kuues, jah. Täis suu hingad. Aga ei, aitäh, et tulid. 12 aastat grindinud full tarded inimesed. Ei, ma näiteks, kui ma Raprast sulle sooja tegin, siis hakkasin midagi rääkima. Sinu, mõtlesid alguses vaatad, võiks mingit sükest mõnus riff. Ja. Räägin meid sinust. Siis nad vaatad selle näoga, et need ei kotid lihtsalt. Ja. Siis see oli ka naljakas, kus mul nagu see, et mõtlesin ju, et ei, see kuradi. Tulite. Siis mul tuli Rapla Backarist tuli show, nagu pärast tuli väike puuks. See on üliväike. Mine perse oma väikse aga see oli nagu see, et me pidime kõik aknad lahti. Ei, legit tänni nagu peerud on jube. Oh my god. See söömine on, midagi sa sööd halvasti. See oligi see tiksi läbi. Mingi... Kui ma saingi eelmine päev seda tiksi läbi nikutud siga, vaata. No shit, et see peer tuleb nagu võigas. See oli võigas peer. See, ma nagu annan. Ei, mul oli enda peer tavaliselt on ikka meeldiv. Aga ma olin ise nagu, oh my god, mul tuleb enda peeru peale kettkurku nagu. See oli nagu kõik aknad lahti. Aga see ei lähe ära, see lingerib, vaata. Nii rõve.
see ongi see, et oh my god, see maja perenaine tuleb, noh, peab meile nagu jumpstarti tegema. Ja ma, noh, jätsin talle kuradi Hiroshima maha sinna. Yeah. Ja see ei olnud isegi mingi valipeer, see oli selline väike, aga nagu täis. Sa teed selliseid kärtse, vaata, kus sa nagu pigistad ta välja. Kärts. See on... Siukesed peod on sul nagu. See on ilus tütarlapse nimi. Kärt. See on nii nagu... Ainult sõgedate nimed on Kärt. Tulid ema üsast ka välja nagu Kärtsuga. Kärts. Tossupeeru sünd. Tõnu kaua me... 1-0-5. Kuule. Kuule, Borgist maagiline. Home run ju. Home run. Aitäh jänkud, et Patreoni toetate. Tüüp, kellel on nii kiire mitte kuhugi lihtsalt. Mitte kuhugi. Aitäh teile jänkud. Parkimiskell, Bröder kebaab, ulakas kaunitar, Rimi, valmis toidud. Siin saab näha siis mingil kuradi raudtee ülesõidul neid pudelikorke panemas sinna. Aitäh teile jänkud. Diivani peal, miks magan jälle? Samas see on ka naljakas, saaks võinud jätta praegu kämmi käima, et see, et ta lülitab kohe välja, vaata. Juba enam juba ei kuule midagi, noh. Dan. Mida? Täiesti, see on ju insane. See ei saa olla lihtsalt mina. Kus me sööma lähme? Oh my